Tere tulemast kuulama podcasti Õendust nähtavaks. Mina olen Aleksei Kaidenko. Tänane saade on veidi teistsuguses formaadis, sest tavaliselt teeb seda podcasti minuga koos Kristi Puusepp, kes on ka saate kaasautor. Täna olen aga stuudios üksinda, sest Kristi hääl on kahjuks täiesti ära. Nii et Kristi mõtted on meiega, aga hääle toome teieni täna minu ja meie külalise kaudu. Mul on väga hea meel tutvustada tänases saates inimest, kelle professionaalne teekond aitab väga hästi nähtavaks teha, kui mitmekülgne võib olla tänapäevane õendus. Meie külaline on Ekaterina Steinmiller, õde, õppejõud, akadeemiline arendaja ja rahvusvahelised koostöö eestvedaja. Täna tahangi ma Ekaterinaga rääkida mitte ainult sellest, mida ta teeb, vaid kuidas üks selline tee kujuneb. Kust algab õenduse kutsumus, kuidas sünnib soov õpetada, miks minnakse edasi õppima ja kuidas jõuab üks professionaal selleni, et aitab kujundada rahvusvahelise õendus- ja tervishoiuhariduse kohtumisplatvorme. Ekaterina, tere tulemast! Tere! Ma tahaks alustada enne ametinimetusi, enne kraadi ja enne rolle. Kas see Ekaterina, kes see Ekaterina, kelle sees üldse tekkis huvi tervishoiu ja õenduse vastu? Mis sind selle tee poole tõmbas? Jaa, tänan küsimuse eest. Juba lapsepõlvest tegelikult saadik ma mõtlesin selle peale, et mulle sobiks ja meeldib aidata inimesi ja hooldada. Ja tegelikult minu esimene amet on ju, ma olen ballettartist, õppides Tallinna balletikoolis. Ma kirjutasin ükskord ühe essee ja see oligi tegelikult tuleviku osas ja nii edasi. Ja mina kirjeldasingi ausalt, et ma sooviksin saada, siis ma unistasin saada arstiks ja muidugi mitte kõik polnud seal õnnelikud, sest sa oled ikkagi Tallinna balletikooli tulevane, ütleme, ballettartist ja sa mõtled hoopis teistsugusest ametist. Ja nii oligi, ma lõpetasin kooli ja siis suundusingi meditsiini poole vaatama, nii on. Kas see on sinu jaoks siis... Ma saan aru, et varakult teadlik valik. Just. Ja kas sul on meeles mõni konkreetne hetk või inimene, kes pani sind tundma, et just siin saad sa päriselt vajalik saad olla? Just meditsiinis, tervishoius. Kindlasti ja ma arvan, need on patsiendid. Ma alustasin oma teekonda ja tegelikult ma arvan, see põhiline minu selline eriala valdkond, kus ma töötasin, oli erakorraline meditsiin, intensiivravi, osaliselt töötasin ka kiirabis, selleks, et ka teada saada üldse, mis see intensiivõendus tervikuna on. Ja tegelikult ka need patsiendid, seesama, mina olen hästi kannatamatu inimene. Ma tahaks näha need tulemusi kohe praegud, eile juba. Nii et minu jaoks on hästi tähtis, kui ma näen, et ja võib-olla ongi see, mis kutsus mind sinna erakorralise meditsiini, kus on alati tegevus üsna kiire, intensiivne, stressi rohkem muidugi ja kus on tegelikult võimalikud koheselt sekkuda. Ja sa tegelikult näedki need tulemusi. Nad võivad olla positiivsed, võivad olla negatiivsed, aga see ongi see, et ja muidugi patsientide tagasisida ja kus sa näed, et saad olla kasulik ja sa näed need tänulikke silmeid. Nad ei pea mitte midagi vastama rääkima, mitte midagi jumala eest kinkima või muu, et intensiivravist rääkisin, et nad on enamuses kõik sedeeritud, võivad olla ka koomas, aga kui nad on ärkvel ja vaatavad sulle otsa, see on kõige tänulikum. Et see, ma arvan, kutsubki tagasi. Ma igatsen kliinilist tööd väga, praegud ka. Aga kui vaadates sinu tänast rolli, siis üks on oluline on kindlasti õpetamine. Mis see on sinu jaoks õpetamine? Õpetamine, väga, väga huvitav küsimus, tänan. See paneb mõtlema. Ma ütlen ausalt, et mina õpin koos oma õpilastega, üliõpilastega, me jagame kogemusi.
see ei ole nii, et mina tulen ja nii nagu koolis on ju. Nii nüüd on tänasest nii ja naa ja see on reegel. Ja teatud asjad on tõesti reeglid ja teatud normid, aga mulle väga meeldib, sest õnneks kõik minu üliõpilased on juba kogenud meistrid, jah, tervishoiumaastikul ja igal ühel on oma ütleme selline background ja ma arvan, ma õpin koos nendega. Nii et tegelikult see õpetamine, ütleme üksteisest õppimine, pigem ma ütleks nii ja ma hea meelega jagan seda, mida mina tean, mida ma oskan ja hea meelega võtan vastu, mis mulle pakutakse ja nemad tegelikult üliõpilased annavadki mulle seda. Nii et jah, et mul on hea meel jagada sinuga põhimõtteliselt sarnast teekonda, et mina samamoodi olen intensiivõenduse spetsialist ja sama olen ka läbinud ka nii pikaajalist kliinilist tööd ja õppejõud teemad praegu, aga ütle mulle, et kuidas sa mõtestad õpetaja rolli just õendus. Et mis need on need väärtused, mis nagu sind toetavad selles protsessis? Ja muidugi kõik need eetilised ja põhimõtted, põhipunktid, kus tegelikult meil see kõik algab, ütleme see algusteekond, ausus, hoolivus, et ja ilmselt ma nõustun ka sellega, et ütleme, meil on teatud ütleme, üks asi on see, et sul on kutsumus, eks ole, ma ei tea, õenduse vastu või mis iganes eriala vastu, aga teine asi on, sul on midagi, mida sa pead tegelikult õppima ja see on tegelikult õpitav, et ei ole võimalik, me kõik, ma usun, ma ei tea, muidugi ma vastan ainult enda eest, ma ei ole sündinud kohe, ütleme sellise professionaalina, et ma tean kõike ja ma õppisin päris palju, väga palju. Võt siin ma kohe järgmine teema lähebki siin õpingute peale, aga ja midagi on tegelikult, mis ma olen õppinud ka oma, ütleme siis sellistelt, ka siis õppejõududelt, professoritelt. Minu jaoks, kui ma lõpetasin oma esimese magistrantuuri, siis muidugi minu jaoks olid seal omad, ütleme sellised eeskujud. Järgmine etapp oli teised eeskujud, aga mida mina tavaliselt üritan jagada oma üliõpilastele, mis on minu, ütleme, kui õpetaja roll. Et seesama see õenduse põhiväärtused, põhimõtted ja minu jaoks on hästi oluline, see käib käsikäes, see õenduspõhisus ja hea teadustava. Ütlen ausalt, kui ma olin noor ja sain oma esimese, õppisin tegelikult ise õeks, ma oleks kuidagi uskunud, et ma lähen õpetama või ma hakkan jagama oma kogemusi, et mul oli kindel soov minna tööle, tervishoidu, haiglasse, kus on action ja ma sain seda, mul on ka kaitseväe taust, et ma ka seal sain toimetatud ja õpetasin ka militaarvaldkonda, siiani toimetan aktiivselt. Aga ma poleks kunagi arvanud, et see on nagu niimoodi käsi käes, või see tuleb. Just ma mõtlen, et jätkaks võib-olla siin sinu enda õppimisteekonnaga, ehk tegelikult kui vaadata su nimed, aga need kraadi ja tiitlid, siis seal on mitmekordselt magister, filosoofia kraadi tunnus ja et mis viis sind noort õde, kes on sattunud kliinilise keskkonda, liikuda edasi. Mis see jõud oli? Muidugi see nälg uute teadmiste ja oskuste vastu ja ma tegelikult saan teada, et me ütleme, kui sa saad need teadmised, põhioskused, ega sellega ei saa piirduda, sest tehnoloogia areneb, tervishoid areneb nagu megakiirusega. Selleks, et sellega ajast nagu kaasas käima ja võib-olla saada isegi kõige esimesena teada, mis on päriselt praegu oluline, mis on päriselt praegu, ütleme siis moes, tervishoialased maastikud, et kindlasti see, et ma tahtsin tegelikult teada saada rohkem ja ma olengi seda eluga, see on tegelikult nagu nakkushaigus, ma arvan, et sa oledki nagu näljane, et see ei ole kunagi küllalt või never enough. Ja mul on praegu juba peas üks uus mõte, kuidas ja mida saaks teha
et et arengusuundasid sul on peas täitsa palju, ma täitsa usun, et aga ütle, et lisaks õppetööle, millega sa tegeled veel? ja ma tegelen mitme asjaga, ma olen vabatahtlik, ma teen väga palju vabatahtlikku tööd. Ma olen aktiivne liige Kaitseliidus, kus ma olen meedik, õpetan ka seal ka teisi. Ja võib-olla rohkem sellist, ma ütleks, et see on pigem selline vabatahtliku töö, et ma olen ka research mentor, et ma toetan doktorante teatud, nende ütleme siis teekonnal teatud etappides ja nii on. Ei maksa nii tagasihoidlik olla, sellepärast sa kindlasti leidsid midagi muud, jah? ei. Ma lihtsalt mõtlen, et tegelikult olles kolleegid, ma suhteliselt tihti saan informatsiooni sinu käes, et on konverentsid, on mingid ettekanned, mingid kohtumised, tulge osalege välislektori loengusarjas ja nii edasi, et mis need asjad on, millega sa veel lisaks tegeled oma õppejõu tööga? Okei, no räägi nii nagu asjad on siis. Ma olen väga aktiivne liige European Nurses Academy of Nursing Sciences, kus ma olen teaduskomitee liige. Mis me teeme, me korraldame iga-aastaselt doktorantidele doktorikoole üle Euroopa, lihtsalt isegi üle maailma, meil on ka Austraaliast üliõpilasi. Me korraldame suvekoole, suvekonverentse, me juhendame neid sel teekonnal ja ma olen kuidagi viimasel ajal väga palju seotud ka erinevate rahvusvaheliste konverentsi korraldamisega, ka praegult mul on käsil ausalt öeldes 4 konverentsi, millest 2 toimuvad Tallinnas mais. Me kohe räägime nendest täpsemalt. Ja siis juba järgmised on juba järgmine aasta, et see on nagu selline non-stop process. Üks lõpeb, tegelikult ei jõuagi ära lõppeda, ma juba tegelen järgmise asjaga, et ma naudin seda päriselt, et mulle meeldib korraldada, organiseerida, koos mõelda. See on nagu, no ma olen ema, ma olen ema rollis ka. See on nagu lapse sünd, tead, et see on planeeritud tegevus ja siis lõpus on see armas tulemus. Väga väärtuslik. Ei, ma täitsa mõistan sind, mul on need kogemused ka igasugused sellised suurte ürituste planeerimise ja elluviimise ja tõesti võib-olla see kõige õnnelikum hetk on see, kui lõpusõnad on öeldud ja konverentsi osalejad lahkuvad saalis ja tulevad su juurest läbi ja siis ütlevad aitäh. Ja siis sa unustad kõik need protsessis olevad probleemid või väljakutsed kõik, et sa naudidki seda, et see ongi see, et võib-olla mingi teatud tüpaaži inimestele sobib selline endorfiinide purske, et just selle stressi kaudu ja nii edasi, et just, aga kui me juba sa mainisid seda konverentsit, siis tegelikult meie podcast salvestame me seda täpselt nende konverentside eel, ehk üks konverents on varsti ukse taga ja mul oleks väga hea meel käia sinuga üle just maikuus toimuva konverentsi, kuna sa oled üks peamistest korraldajatest selles konverentsis, tutvusta meile seda, arvestades seda, et meie podcasti kuulajad on praktiseerivad õed, üliõpilased Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis, tulevased abituriendid, võib-olla tulevased üliõpilased ja võib-olla ongi viimane võimalus, kuulavad meie podcasti ära ja siis sinu kutse peale leiavadki teed siin Tallinna Rahvusraamatukogusse. Aga just nimelt, just nimelt, kasutangi võimalust, head õed, head kolleegid, veel täna
muideks, sel nädala lõpuni on võimalik veel registreeruda konverentsile. Tõepoolest, meie rahvusvaheline konverents, järjekordne, tegelikult on juba traditsiooniline konverents, rahvusvaheline interdistsiplinaarne. Ta toimub siis 6. ja 7. mai, tõesti siis Rahvusraamatukogus, värskelt renoveeritud. Me ei ole veel kunagi veel seal ütleme sellises ühtegi üritusel veel käinud, ainult ütleme siis ruume vaatamas, see on värske. Ja 2 päeva toimub ütleme selline teadusüritus. Miks ma ütlen, see on traditsiooniline, see on tegelikult kolmas sari, ütleme niimoodi, kolmas konverents ja tegelikult paralleelselt selle konverentsiga me anname välja ka eriväljaande koostöös siis Eesti Teaduste Akadeemiaga, mille üle meil on väga hea meel, ma olen uhke, et me liigume ikkagi selles suunas ja me teeme tõesti õenduse nähtavaks ja me soodustame ka tulemuste publitseerimist ja võib-olla seda teaduskultuuri populariseerimist, et see on nagu hästi oluline, mul hästi hea meel selle üle. Ja konverentsi koht, et meil on 2 päeva täis sisustatud konverents, meil on keynote speakerid nii Eestist kui ka välismaalt, Saksamaalt, professor Sasha Köpke UK-st, meil on professor Hugh McKenna Eestist, nii nagu ma mainisin, professor Kadi Lubi ja professor Merike Sisask. Ja meil on muidugi ka suurepärased esinejad nii Eestist kui ka mujal, Portugalist, Leedust, kolleege ka mujal, et teemad on erinevad, muidugi et me oleme tegelikult saanud kajastada kõiki ütleme alamteemasid, mis meil on ka kodulehel mainitud ja see on tõesti üks suurepärane võimalus kokku saada, arutada, mõelda, kaasa rääkida ja miks mitte seesama, see on tegelikult see networking, et saada uusi kontakte, miks mitte, võib-olla jällegi sünnib mingi plaan, uuringu idee, miks mitte ja jällegi üksteised õppimine, et ma arvan, see on suurepärane võimalus kokku saada. Kuidas, mis sa arvad, et millist rolli nagu kannavad, sa juba tegelikult vastasid minu järgmisele küsimusele natukene, aga millist rolli kannavad sellised konverentsid just selleks, et teha õendust nähtavaks? Just sellised, et nad on kohapeal konverentsid, inimesed tulevad üle maailma kokku. Ja tegelikult see on ju ainulaadne võimalus Eesti õdedel osaleda, kuna see on tegelikult toodud neile praktiliselt hoovi. Just, koju kätte. Nõus, tegelikult see on suurepärane võimalus ja et saada kokku ja tegelikult saada ka kogemusi, võib-olla ka mõtteid ja ideid, mis on mujal maailmas, kes ole tegelikult täna on ütleme parimad praktikad või ja ka kodus, eks ole, mis me saame ka jagada teistega. Ja ma arvan, et see on selline see must be, ütleme selline kokku, aga paraku, kuna me oleme nüüd viimasel ajal väga palju, ütleme, nüüd me oleme lõpuks tulemas tagasi füüsilistele, ütleme sellistele kohtumistele, me väga palju harjunud nüüd online konverentsidega, aga see on suurepärane võimalus, sest meil on võimalik arutada jällegi kõik need kuumad olulised teemad tervishoius, patsiendi ohutus, kvaliteedi tagamine, arendamine, digitaalsed arendused, eetilised aspektid. Vahet pole, kas me räägime uurimistööst või me räägime siis eetika kui kliinilisest praktikast, on ju. Et on hästi selline laiahaardeline, aga see on võimalik, ütleme siis saada need teadmisi ja rakendada otseselt praktikas. Vahet pole, kas sa töötad praktikuna õena tööl või sa oled poliitika kujundajana, et why not. Tegelikult me oleme kutsunud ka Maailmapanga esindajad oma, ütleme selliseks avasõnadeks. Mul on selle üle väga hea meel, sest need on need inimesed, kes ütleme tulevad ja muudavad tervishoiuökonoomikat üle maailmselt, et Maailmapank sellega tegelebki, nad on meil väga palju koostööd teinud Eesti Tervisekassaga ja me oleme ka ütleme teadud arendusi ka nendega koostöö ära teinud, nii et mul väga hea meel, et nad on nõustunud Washingtonist saata meile kas või selle tervituse, see on väga, väga äge. Tõesti äge, aga kuna ma kuulsin praegu, et sa nimetasid ka osalejate seas ka Leedu kolleegid. Mis sind seob Leeduga? Leedu kolleegid, jaa. Mis mind seob Leeduga, kuna ma olen, ma olen tegelikult teinud mitu
õpetanud ka osaliselt need ained, mul on üliõpilased seal, keda ma juhendan. Magistrante, mul on ka doktorandid seal ja mul on selle üle väga hea meel, et me saame koostööd teha. Ma olen juba varasemalt tegelikult kunagi elus isegi Leedus elanud paar aastat, nii et seepärast see tõmbabki mind tagasi. Ja mul on seal ka teatud ka vabatahtliku tööd, nii et see vabatahtliku, ütleme see volunteering ikkagi seob mind ja teatud asjadega. Noh, see ongi niinimetatud rahvusvaheline mõõde, et sinu elus, aga kindlasti maikonverents on kooli jaoks on maagilise, märgilise tähendusega, aga kindlasti on ka septembris toimub Eestis veel üks konverents, mis on ka nii kool osaleb osaliselt selle konverentsi läbiviimisel ja korraldamisel ja nii sinu kaudu kui minu kaudu ja kool ka võõrastab või kutsub külla siia konverentsi osalejad. Ja räägi meile siis Euroopa õendusdirektorite konverentsi, millega sa oled ka seotud. Just, olen. Mul on hea meel olla seal ka sekretariaadi meeskonnas ja ka teaduskomitees, et tõepoolest 14 kuni 17 september toimub Tallinnas Eesti ja vabandust, mitte jah, Eestis Tallinnas European Earth Directors Association, yes, see kongress ja see on 17. kongress Tallinnas ja me tõesti võõrustame siin rahvusvahelist seltskonda. Ma ütlen kõigepealt, see on nagu selline minu jaoks on selline esmakordne kogemus just teatud konkreetse assotsiatsiooni jaoks selle kongressi loomine, aga täpselt samamoodi ülemaailmselt me ootame tegelikult kohale osalejad, me oleme teinud suurepärast töö, selles mõttes, et meil on ka meeskond taga, ja Aleksei seal hulgas ka sina ja meie kõik, ütleme siis teised kolleegid, kus me tegelikult meeskonnaga siis mõtlesime ka need teemad, eks ole, välja, arutasime, kuidas, kes kutsusime ja saime muidugi oma meeskonnaga kas teaduskomiteed, ka ülemaailmsed, kes hindasid ka need abstrakte, valisid, ütleme need esinejad koos meiega, panevad selle programmi kokku. Et see on selline, jah, väga äge ka protsess ja ilmselgelt väga vajalik, kus me samuti keskendume nii, mitte ainult eestvedamisele ja juhtimisele, vaid ka tegelikult nendele jällegi kuumadele teemadele, et me ei saa minna või rääkides ainult ütleme juhtimisest, et me peame kindlasti, me seome selle tõenduspõhisusega, patsiendi ohutusega, väljaõppega, kompetentsidega, ja nii edasi, et kõik need teemad on ikkagi koos, käivad nagu käsi käes. Ja mul on ülihea meel, et me saame, ütleme, nii suured konverentsid teha kodus. Ja ma tõesti toetan sind ja ma tänan sind ka, et sa nende konverentside korraldamisel oled nii palju panustanud ja kindlasti kõrval vaatajana ütlen, et tõesti, et teemad on niivõrd aktuaalned ja nii huvitavad ettekanned on tulemas ja meie õenduse jaoks tegelikult on see väljakutse, et sellised konverentsid tulevad Tallinna ja kõik need keynote'id, kes tõesti, me võime lugeda nende raamatut riiuli pealt võttes, need õpikud, me võime YouTube'is kuulata nende etteastet maailma kongressidel, aga siin on võimalus tulla kohale ja tegelikult lihtsalt täpsustan, et ma tean, et enda konverentsi ehk see õendusdirektorite konverentsi raames me leppisime kokku, et osa tööd toimub ka synkroontõlkega, aga kas mai konverents on puhtalt ingliskeelne konverents? Ja mai konverents on puhtalt ingliskeelne, kuna nii nagu päriselt, kui me läheme kuskile mujale, ja et nii nagu ikka ükskõik mis teise rahvusvahelise konverentsi puhul, et ikkagi see, ütleme, selline rahvusvaheline keel on inglise keel ja me usume, et kõik me oleme võimelised jagama oma kogemuse ja teadmisi ja tegelikult ka luua uusi kontakte
et see aasta meil ei tule tõlget, et proovime nii. Ma arvan, et me saame suurepärast hakkama, sest tegelikult eelmine kord, me nägime ka, et ega väga palju ei kasutanudki tõlged. Et see on muidugi ka suurepärane märguanne meil, et vau, et me ei vajagi, et me oleme ja veel võib-olla ma lisan seda, et sa just rääkisid sellest nagu, et me toome nagu inimesi siia Eestisse, et vaadates seda maailmakaarti, tegelikult Eesti on ju väike riik. Ja me teame, kui vaevaline teekond oli meil kõik see, eks ole, Eesti uuenduse arendus ja siiani me liigume selles suunas ja kõik te panustate sellesse. Tänan väga, et kõik me jällegi õpime üksteised, eks ole, võtan ka igaühed eestkuju, aga kui inimesed tulevad meile jällegi rahvusvahelise seltskond, siis me teemegi tegelikult nähtavaks meie uuenduse, me näitame, kus me oleme, kaugele me oleme jõudnud, et on võimalik vaadata, kus me olime täna ja kuhu me tahame jõuda. Et vaadates jällegi võrrelda võib-olla seda parima praktikaga ja miks mitte, meil on täna nii palju doktorante üle-eestilised. Kui meie kõrgkoolis, me oleme selle üle väga uhked, meil on doktorid ja juba õed doktorikraadiga ja ma arvan, et mida veel tahta, ainult liigume edasi, toimetame selle suunas. Jah, ei, loomulikult me võime natukene arutada teema üle, et inglise keel, eesti keel Eestis, Eesti patsient. Jah, ma olen täitsa nõus selleks, et olla rahvusvaheliselt tunnustatud, siis kindlasti ei olegi võimalik rääkida maailmas keeles, mille peale rääkib, ma ei tea, 1 miljon pluss inimesi suhtleb. Aga siiski mina olen põhimõttel, mulle väga meeldis, see on vist viimane doktorikraadi saaja, oli Ulvi Kõrgemaa, kes tegelikult on osa oma doktoritööst on ka avaldanud seda eesti keeles. Ja see võimalus, midagi teha ei ole. Eestis on õdesid vähe, võib öelda, et me teame, et meil on puudu keskmiselt erinevad numbrid opereeritakse, aga ütleme kuskil 3-4 tuhat selleks, et saavutada Euroopa keskmise õdede arv 1000 elaniku kohta, aga õdede keskmine vanus on meil suhteliselt kõrge. Jah, kool on iga päev, koolitab siin tuhandeid ja tuhandeid õdesid, aga paraku see ei katta seda meie vajaduse ja meil on see olukord, kus Eesti õenduses võib juhtuda, et koolkonna vahe. Noored kolleegid, kes suhtlevad vabalt võõrkeeles, mõistavad teadusterminoloogiat ja nii edasi ja on inimesed praktiseerivad õed, kellel võib-olla ei ole seda keeleoskust nii head, et nad saaks hakkama sellega, mis me leiame, et ja see on hea praktika, et me loeme artiklit ja nii edasi. Et siin koha peal mina esindan võib-olla seda koolkonda, kes ütleb, et meil peab olema selge terminoloogia, selge nende terminoloogiate definitsioon ka eesti keeles. Et kui me räägime, siis me mõistame kõik ühtemoodi. Hästi, nii pika triaadi peale ma sain vastuse, et nõus. Ma olen väga nõus. Ja, et selles mõttes, et siin ongi see koht, et kuidas sina näed, et kuidas sina saad toetada Eesti õendust, Eesti õenduse eesti keelt? Hea küsimus muidugi. Ja ma olen täiesti nõus, et me peame rohkem ka avaldama, publitseerima eesti keelest. Meil oleks rohkem tõenduspõhist kirjandust, ka üliõpilased tulevad meile kõrgkooli ja ka vastuvõtuvestlusteks me tegelikult uurime nende inglise keele oskust, miks, sest me peame veenduma, et nad mõistavad sellisel viisil, et nad saavad ka kirjandust lugeda, mõistavad seda, saavad sünteesida, eks ole, kasutada, reflekteerida ja nii edasi. Tegelikult ka osa õppetööd meil on ka inglisekeelne, meil on külalisi õppejõud, professorid, kes tulevad meil, et see on suurepärane muidugi võimalus taas, aga ma julgustan
alati õdesid ja ma toetan, et me kõik nii palju kui võimalik, eks ole, avaldaksime ka lisaks oma siis uuringust tulemust ja üleüldse käsiraamatut, miks mitte? Millal on meil viimati õe käsiraamat avaldatud, kas sul on üldse olemas? Jah, see on 30 aastat tagasi on tõlgitud soome keelest ja see raamat on tõesti ajalooliselt võib-olla kuskil riiuli peal veel järgi jäänud, aga tegelikult jah, me rääkimegi sellest, et meil paraku eesti keeles sellised fundamentaalsed õpikud ei ole ja me lähtume ikkagi ingliskeelses. Nii on, ja siis on meil see terminoloogiline küsimus, et me ei mõista, kuidas me tõlgendame need asju. Kuidas me pärast suhtleme, eks ole, patsientidega. Patsientid täna on ka tegelikult rahvusvaheline seltskond, et jälle, kuidas me tõlgendame ühte moodi, edastame infot teistmoodi, et ühesõnaga nii see liigubki. Ei, ma olen täitsa nõus, et see on see teema, mida täna arvestatakse nii õppetöö korraldamisel, kui ka peavad arvestama ka need abituriendid ja üliõpilased, kes õpivad koolis või soovivad tulla õppima siia kooli ja või kes soovib jätkata õpingut magistratuuris eriõe valdkonnas. Aga ma pakuks sulle sellist lõppu, nagu meie vestluse lõpuks sellist mängu, et kus ma küsin sinu käes 1-2 küsimuse või tähenduse ja sina lihtsalt 1-2 lausega vastad, mis see sinu jaoks tähendab. Ei. Aga proovime nii, et õendus. Mis on õendus? Jaa. Õendus on jah, nii terve kui haige inimese mõistmine ja tema vajadustele vastamine, ma ütleks nii. Õpetamine on oma teadmiste kogemuste jagamine ja üksteised õppimine. Juhtimine. Wow. Juhtimine on olla eeskujuks oma kolleegidele või see meeskond, keda sa juhid ja tegelikult osata kuulata neid. Õppimine. Õppimine on nauding. Rahvusvaheline koostöö. Rahvusvaheline koostöö on ilmselgelt väga vajalik sisend selleks, et ka püsida oma siis maastikul, et see on hästi oluline selleks, et ka arendada rahvusvahelisi suhteid ja ma ütleks nii, et see on väga oluline aspekt meie igapäevases töös. Võib-olla see on üks sinu vabatahtlik teema, aga mis on meie jaoks vanglateenistus? Vanglateenistus on mis on vanglateenistus? Ma ütlen võib-olla, mis ma teen seal võib-olla. Okei, no nüüd me oleme jõudnud sinna. Ma ütlen nii, nii palju, et kinnipeetaval on ka õigus saada kvaliteetsed ja võrdväärsed eriarstiabi ja õeteenust. Võrdväärsed, ma mõtlen tsiviilkeskkonnaga. Ja mina seisangi selle eest, nad saaksid selle ja et nendel puuduks või tähendab igasugune stigmatiseerimine, nulltolerants selle vastu. Et saaks ka meditsiiniteenused ja nad saaksid ka tööd teha. Ma leian, kui nad saavad seal teha tööd, nende nii füüsiline kui vaimne tervis on palju parem. See heaolu on saavutatav tegelikult, kui nad on kaasatud tööprotsessidesse. Et see ongi minu jaoks, mis ma teen, et mul on väga raske seda selgitada. See on tegelikult see, mida ma tegelen. Ma kasutasin tõesti nagu enda teadmisi sinu kohta ja ma mõtlesin, sa räägid kuskilt intervjuu käigus oma vabatahtlikult teemadest ja tõesti, et mul on väga hea meel puutuda kokku Ekaterinaga ka selle kaudu, et mina pakun tervishoiuteenust oma asutuse kaudu vanglateenistuses
ja Ekaterina on nagu vastas niinimetatult kontrolli funktsioonis. Aga seni meil töö sujus väga positiivselt, et ja teineteist toetatav. Aga okei, aga lähme siis, mida sa siis ütleksid noorele õele või tudengile, kes meid täna kuulab? Jaa, võib-olla ma alustaks ütleme tudengitest ja üliõpilastest. Mul on väga hea meel, et olete jõudnud meie majja ja valinud meie kõrgkooli vahet. Ja kui me räägime siin õest ja siis et olete valinud õe kutseala ja kindlasti ma usun, et igaüks, kes siia tegelikult kõrgkooli on sisse astunud, on see, ütleme jällegi see teadlik valik on nüüd, miks ma tegelikult siin olen. Et ma muidugi toetan seda elukestvat õpet, et ärge nii-öelda peatuge, et ma tõesti soovitan ja soovin, et kõik oleksid ka sellised, ütleme siis teadmiste ja oskuste näigus, et nad saaksid, eks ole, edasi, et otsiksidki need võimalusi, et ütleme, otsiksid vastused nendele küsimustele, mis paraku tekivad meil kliinilises praktikas. Kindlasti nad näevad ka need erinevusi, mis on, ütleme, teoorias ja praktikas on normaalne nähtus, sest tegelikult haiglakeskkond on erinev, eks ole, haiglate võimalused on erinevad, rääkides, ma ei tea, tervisekeskused versus haiglad, et ärge nii-öelda peatuge, et liikuge edasi ja te olete tegelikult eeskujuks juba teistele tulevastele kolleegidele ja toetagem üksteist. Toetagem ja ärgem unustagem, et miks me oleme, mis on tegelikult see eesmärk, miks me oleme tervishoiumaastikul, miks me üldse oleme siia tulnud. Et selleks toetada teisi, tegelikult ka üksteist, ma räägin, me kõik võime olla patsiendi rollis, on ju. See lugupidav ja austav suhtumine ja kõik need eetilised põhimõtted. Aga mida sa ütleksid kogenud kolleegile, kes vahest küsib, kas tema panus on veel loeb? Kindlasti loeb. Me väga väärtustame kogenud kolleege, ka mina olen alati väärtustanud, kui mina olen kunagi alustanud oma, ütleme, õekarjääri haiglas. Nad on mulle olnud väga suureks eeskujuks, vahet pole, kas negatiivses mõttes võib-olla või ehk siis tegelikult kust ma leidsin võib-olla selle pöördepunkti, et jah, et siit ma tahaks natuke teistmoodi teha või suhtuda või käituda. Seepärast ma olengi läbinud seda ütleme õppeteekonda. Nad on kindlasti väärtuslikud ja jäävad ja on, aga ärgem unustagem, et me saame olla veelgi alati, ütleme siis parem, meil on alati arenguruumi, et me saame muuta maailma ja ennast veelgi paremaks. Ja mida tähendab sinu jaoks lause õendus nähtavaks? Õendus nähtavaks tähendabki seda, et me peame olema uhked, kes me oleme, mida me teeme ja et me oleme spetsialistid, me oleme eraldiseisvad spetsialistid ja mul on väga hea meel, et meil on alustatud või võetakse kuuldele nüüd nii patsiendid kui ka tegelikult teised kolleegid, et me ei ole enam käsutäitjad või jah, nagu kunagi varem. Ja olgem uhked ja seepärast me julgustamegi, et tulge kuulama, osalege konverentsidel, esinege, jagage oma teadmisi ja kogemusi. Nii palju, kui meil seda võimalik on, seda enam, et kõik tuuakse meile koju. Ekaterina, suur aitäh sulle! Aitäh! Tänases vestluses jäi minu jaoks väga tugevasti kõlama see, et professionaalne areng ei sünni juhuslikult. See sünnib väärtustest, julgusest õppida, valmisolekust võtta vastutus ja soovist jätta endast maha midagi suuremat kui omaenda tööpäev. Ja sinu lugu näitab seda väga selgesti. Õendusest võib kasvada õpetamine, õpetamisest akadeemiline sügavus ja sellest omakorda rahvusvaheline mõju. Aitäh! Ka kõigile kuulatajatele, hoidke silm peal 2 väga olulisel konverentsil, sündmusel, mis toimuvad Tallinnas. Need on kohad, kus siis õendus, haridus, juhtimine ja tuleviku mõtlemine päriselt kohtuvad. Aitäh, et kuulasite podcasti Õendus nähtavaks. Kohtumise järgmises saates.